Tere tulemast Ürgväekoja tarokooli. Täna vaatame, kuidas ühte moodust, kuidas kergemini ja kiiremini kaarte meelde jätta, ehk siis nende välimust, mitte tähendust otseselt, vaid seoseid luua ja kaarte kõige lihtsamal moodusel. See, ma usun, töötab nende jaoks paremini, kellel on nii-öelda silmamälu ehk siis fotograafiline pildimälu, aga sellega saab siduda siis nii-öelda ka teistele sobiva nii-öelda mooduse. Ehk siis võtke oma kaardipakk, mis on tõenäoliselt mitte järjekorras, vaid segatud. Ja jagage mastideks, ehk siis eesmärgiga järjekorda panna. Me teeme seda nii mitu korda, siis oma kaardi õppimise. Mul on natukene nii-öelda petukaup siin, sellepärast et kaardipakk on korralikult segamata viimasest ettenäitamise tunnist. Aga eesmärk siis lugeda mastid eraldi välja ja suur arkaan eraldi ja siis panna nad järjekorda. See, mis järjekorras teie mastel loete, on teie enda valik. Minu järjekord on mõõgad, sauad, karikad ja mündid, ehk siis õhk, tuli, vesi ja maa selles järjekorras, nagu nad nii-öelda minu arvates ülevalt alla toimivad, ehk siis kõige üleval pool meist on õhk, siis vahepeal on tuli, siis tuleb vesi ja maa on siis kõige all, ehk siis toetab kogu ülejäänud nii-öelda. Ehk siis paneme kõik kaardid järjekorda kuningast alustades, siis 10, 9 ja nii edasi. Seda tehes tahes-tahtmata teil, kui te seda just nagu korduvalt või ma ei saa samal ajal rääkida, korduvalt teete, siis teil hakkab meelde jääma, mis number, milline kaart välja nägi, millises mastis. Ehk siis see on nüüd üks moodus, teeme selle siis koos ära. Kuna mina aeg-ajalt panen kaardipakid, mida ma eriti palju kasutan klientide ja niisama muude asjade jaoks, koolituste ja näitamise jaoks, siis et kaardipakil nii-öelda restarti teha, siis on hea ta panna vahepeal nagu uuesti järjekorda. Nii. Ehk siis kuningast ässani. Tagantpoolt ettepoole ja kõige lihtsam, muidu pärast peate korra veel ümber lappama, et siis ikkagi ässast oleks alustada. Nii, mõõkade mast oli puhta õiges järjekorras. See on üsna meditatiivne tegevus samamoodi lihtsalt mainin, et
pluss teeb kaardipaki kuidagi teie omaks või kui seda võib nii nimetada. Nii, mis kaart meil on? Jah. Nii, nüüd ta on meil koos. Vaatate kas mastide kaupa või täiesti algusest peale. Ehk siis vaatate läbi, siis segate kaardipaki uuesti ära ja teete uuesti. Selline hea huvitav tegevus. Pildid käivad teil piisavalt palju silmade eest mööda, et meelde jätta. Tõenäoliselt on palju keerulisem meelde jätta siis väikese arkaani kaarte. Siis saategi seda osa võib-olla siis eraldi teha lihtsalt rohkem, kui ei ole vajadust suurt arkaani kogu aeg läbi käia. Nii, see oli nüüd siis esimene osa. Teine osa. Kui sõidate bussis, autoga, hakkate magama jääma või olete sellises kohas, kus te ei pea parajasti midagi tegema, vaid saate lihtsalt jõude nii-öelda mõelda, siis hakake järjest mõtlema läbi, milline näeb välja Mõõkade kuningas. Kujutage seda oma peas ette, tuletage meelde, ilma et teil kaardipakki üldse läheduses või käes oleks. Enne magama jäämist on seda väga selles mõttes paljud on öelnud, et on hea teha, või siis just, et kui sa sõidad kuskile või kujutad oma peas ette, mis selle kaardi peal oli, mis oli põhiline detail, millised veel detailid seal olid, ehk siis järjest hakkate meelde tuletama, mitte suvalises järjekorras. Nii, oletame, et teil ei tule meelde, no see kaart on raske mitte meelde tulla, teil ei tule meelde, milline nägi täpselt välja Mõõkade 4. Proovite, ei tule, jätate vahele, aga milline oli Mõõkade 5? Midagi ikka tuleb, nii, siin oli see uhkus ja siin olid need kaotajad, ahaa, mis järgmine, ahaa, seal oli see paat, nii. Ehk siis pildid üritate meelde jätta, mis koos numbriga, ehk siis 5 näeb välja selline, see näeb välja selline. Teil on endal just nagu lihtsam lugeda, sellepärast, et kui te olete juba aru saanud, mida mingi kaart tähendab, aga pildi järgi teda ära ei tunne, siis teil on väga raske lugeda teda, kui te soovite nagu selle, sest isegi kui teil on mingi teine kaardipakk, mis näeb totaalselt erinev välja, siis väga paljud neist ikkagi vastavad nendele nii-öelda tähendustele. Vaata, ma toon ühe kaardipakki, mis näeb välja sarnane, aga piisavalt erinev. Näiteks siin saab intuitiivselt lugeda, aga keeruline on lugeda akna peal olevat lillekimpu, kui te ei tea, et sauade 4 tähendab seda tähistamist, milline ta nägi välja seal. Ahaa, seal on see oli see jaanipäev, see oli suvi, siin on sauad, siin on need samad lilled, ehk siis siin on detailid, siin on need asjad, ehk siis te saate teistele kaardipakkidele üle kanda. Nii, müntide 2, äratuntav üsnagi, sauade 3, äratuntav. Juba te tunnete ära teistest kaardipakkidest, ei pea hakkama neid, kui te ostate teise kaardipakid, ei pea hakkama neid uuesti õppima, sellepärast et te ei saa aru, et need põhilised detailid
muidugi absoluutselt võib võtta sellise kaardipaki ja hakata lugema intuitiivselt. Siin on ju näha, et ta kõnnib millegi juurest minema, mingi iseenesest väärtuse juurest. Siin on näha, et ta teeb mingi pausi siin põllu juures, samas tema puhul tundub, et ta vaatab, et tal on nii palju teha. See on just nagu see seisma jäämine, hindamine, kui palju ma jõuan täna ära teha, ehk siis see on nagu seismine hetk enne tööle hakkamist. Ehk siis see kõik, kuidas te näete neid asju. Sõltubki sellest, kui palju te mäletate sellest standardpakist. Ja intuitiivselt siis ei ole vahet, sest tegelikult vähemalt selle kaardipaki lihtsalt, siin on ilmselgelt näha, mis kuskil toimub. Raske on mööda panna. Täiesti selgelt mõistetavad pildid on siin ja tegevused selles suhtes on see kaardipakk ideaalne ka õppimiseks. Sa ei pea vaatama iga kord raamatusse, et mõista, mis siin toimub. Ava see pilt enda jaoks, kui sa ajalugu tead, kuna need kaardid põhinevad väga palju ikkagi ajaloos ja mis siis, et see on tehtud eelmine aasta. See ei loe sellepärast, et ka tema põhineb sellel süsteemil. Mis siis, et pildid on erinevad. Siin saab lihtsalt võib-olla veel lisaks midagi välja lugeda, näo ilmetest, inimese välimusest, sellest, mis siin veel ümber kujutatud on, ehk siis, et pildid on võib-olla elavamad. Vahest võivad sama näiteks jõukaart siin on natukene erineva tähendusega kui siin pakis. Ehk siis, kui siin oli selline leebe nii-öelda taltsutamine või enda, mitte allutamine, ma ei tahaks kasutada allutamine, vaid endaga koostööd tegema panemine, siis siin on sõna otseses mõttes julgus, kus sa pead usaldama ennast ja seda looma nii palju, et sa selle käe sinna suhu julged panna. Ehk siis just, et kõik sellised erinevad nüansid, mis saavad tulla siis erinevate teiste kaardipakkide pealt. Aga vahest me jääme hätta nendega, mis on siis väga erinevalt näidatud. Ja siis on hea teada ja mäletada, aha, see on see, selge, nii, millised on siin need detailid, kuidas ma siin seda näen ja nii edasi. Ehk siis valikud on igaühe enda teha. See, mis moodi sa endale need selgeks teed, loo endale mingi süsteem ja pane see raamat ära vaata, ära harjuta ennast raamatust vaatama. Vaata pilte, vaata siit, mida sa siin näed, vaata neid kaarte, tegele, ära hoia neid kuskil mujal. Loe neid nagu raamatut, mõista seda kui elutee ühte osa, mida sa siin näed. Otsi tuttavaid olukordi, kas mul on olnud selline olukord, kas keegi on mulle niimoodi teinud või olen ma ise niimoodi teinud. Kas selline asi ütleb mulle midagi? Pagulasteema näiteks. Ehk siis otsi elust sarnaseid olukordi, mida sa oled näinud, kuulnud või ise kogenud, millega sa saad seostada seda, tekitad tunne seoses kaartidega. Jäta meelde igalt kaardilt mingi detail, mis sulle kohe esimese asjana silma paistab. Selle abil on sul hiljem võimalik nii-öelda kergemini mäletada neid. Loodan, et sellest oli abi. Kui on küsimusi, saate alati küsida. Vastan hea meelega. Ja soovin teile head kaartide kasutamist ja õppimist. Aitäh teile ja olge hoitud!